tere tulemast tagasi minu kanalile ja nimelt mul on plaanis teha üks kuueosaline drafti challenge. Ja nimelt selle challenge'i nimi on Highest Rated League Challenge, kus ma teeks siis Premium liiga, La Liga, Bundesliga, Liga Vani, Serie A ja Rest of the Worldiga kõige suurema reitingu challenge'i. Aga reeglid on seal sellised, et kui valikus on selle liiga mängija, mille liigat me teeme, siis me peame tema valima. Ja iconid võivad olla mängus sees. Lähme vaatame, kuidas meil esimene läheb ja täna me teeme siis Premium liigi. Formatsiooniks ma siin tahaks saada nii 4-3-3, et äkki võtaks isegi, sest et siin on päris võimalus. Ja esimeses valikus meil pole Premium liiga mängijat, seega ma võtan meile Muniri, striker. Me peame võtma siit Roberto Firmino, kes tegelikult ei ole väga paha, kuna me saame ta panna ka Cam'i mängima, kui me saame parema strikeri. Right wingi valikus Premium liiga pole, võtan Martin Odegaardi. Opsti Pogba. See ei ole üldse paha. Highest rated ka veel seal valikus. Koman icon. Opsti, let's go. Maradona, mängu parim icon. Ja viimane keskvälja on meil Max Meyer. Left back ei tulnud meil siin PPL-is kedagi, ma võtan Jordi Alba. Kusjuures PPL-is minu arvates on saab püha ikka veel ei ole. PPL-is on minu arvates suht raske saada kusjuures neid vasakkaitseid, kuna seal on nii vähe neid. Kas sa teete nalja? Anna mulle vähemalt nüüd PPL-i mängi. Esimene PPL-i kaitse. See tiim, sellega läheb raskeks. Väravasse Premium liigas kedagi ei tule, võtame Ter Stegeni. Nii. Opsti, Jesse Lingard, esimene mängija. Ta saab ikka tulla, ma lükkaks ta vasakusse äärde võib-olla isegi. Jah. Järgmine valik on Sadio Mane, kelle ma võtan kindlasti. Nii. Kante, Opstil, oota, kumpa ma vajan? Kantet ma ei vaja. Võtame 87 Lukas Moura paremasse äärde, Opsti chemistry boost ja tema sinna. Kas 95 Garincha või kaitseliini Fernando Hierro. Ma võtan Hierro kaitsesse ja ma panen ta Umtiti asemele. Peale meil vaja 2 mängijat ära endale, siis on Premium liiga draft olemas. Ja siit ei tulnud ja võtame kõige highest rated Kakare. Nii. Hugo Lloris 28, kõige kergem, jah. Väga hea saab panna väravahi Premium liigast nüüd. Me oleme praegu 191 reitinguga. Või tähendab 91 reitinguga. Ja siit tuleb Samata võtta. Veel on vaja ära asendada Jordi Alba ja Gomez, kui on võimalik. Siin võtame meie Riku Helme ja paneme ta vasakkaitsesse praegu, sest et nii on kõige ausam. Ossar Raks. Keita Balde esimest korda draftis pole varem täna näinud. Kevin De Bruyne või Jordan Henderson. Nii. Kevin De Bruyne siis vist ma arvan. Ahah, ja Kevin De Bruyne tuleb siis siia. Jesse Lingard välja.
veel on siin natukene chemistry probleeme. Premier League'i kaitset, palun. lugu võib olla väga halvasti. siin saime ühe Premier League'i kaitse, ta annab mulle +3. ja vist arvatavasti siuke hakkab meie alguskoosseis välja nägema. isegi ei tule full chemistry't täis. ma mängiks. ega siin muud ei olegi teha, kui nüüd ainult mängu minna ja loota, et see on highest, sest siin on mul rohkem Premier League'i mängijaid, kes sobiksid, mul on keskvälja mehi, aga mu keskväli on täis juba. seega lähme mängu ja vaatame, kuidas seal läheb. meie vastase tiimiks on siis väravas 96 rutut Final Handanovic, parem Hakimi, keskkaitses Nandes, Kosrangi vasakul pool Sandro. keskväljal on tal Meunier, Sisha, Petit, Overmars, ründeliinis on Kramaric koos Cristiano Ronaldoga. vaatame, kuidas meie mäng läheb. meil on siis vasakkaitses Riku Helme ja vasakul äärel mängib Mane. Hopsti, Firmino teeb ju kaitsetööd siin. meie vasakkaitse on Mister Skillik, kui ma mäletan. Hopsti, nii. Pogba aitab kõrvalt kaasa, ilusti leiame Pogba. Firmino on juba avanemas. Pogba teeb ilusat jooksu. kas Pogba jõuab sinna? Pogba on seal. Pogba on kasti ääres, leiab Firmino kastis, Firmino läheb löögile, kaitse teeb ilusti ette. oi, Riku Helme eksib siin. ja väga ilus tõrje Hugo Llorissi poolt, väga ilus. Pogbal oli praegu väga ilus võimalus siin Handanovic vastu, kui lööb siin tagupostist siukse meetri jagu mööda. tagasi De Bruynele. De Bruyne on nüüd värav ees ja oi, kas siin oli tõrje praegu Handanovicilt. väga tähtis tõrje, ausõna. Valdab taaskord siia ette, nüüd on siin Fernando Hierro ja Handanovic on vahel, De Bruynele värkub pall. De Bruyne saab kaugelt proovida ja pall läheb väravraami ja Roberto Firmino. kas see on Roberto Firmino? Roberto Firmino saab teise palli kätte. De Bruyne poolt ilus löök, Handanovic ei püüdnud palli ja pall põrkus Firminole jala peale. seis on 1-0. väga hea. Ronaldo poolt ilus söök Kramaricile. Kramaric läheb ja Kramaric lööb selle palli napikalt latti. Maradona Pogbale. Pogba saab, võtab, leiab De Bruyne keskväljal taaskord. Maradonale. Maradona näeb Firminot. ja Firmino teeb seisuks 2-0. praegu väga elus tõmbas Handanovici juures talle palli ilusti parem jala peale, lõi sinna taha post ära. Man of the match Firmino ikka. De Bruyne näeb nüüd Lucas Mourat. Lucas Moura poolt imeline jooks. ja siin jõuab Handanovic, teeb imelist kaitsetööd, siin jõuab napilt ette. Lucas Moura ei saanud ette. arvatavasti paneb siin Handanovic kohe varsti pika palli ette. De Bruynele. Firmino, Maradona ja Maradona lõi siuksest kohast mööda. ja siin Lukas Leiva võidab palli, leiab Maradona keskväljal. Maradona läheb finessima, kuid lööb selle palli taaskord väravast ikkagi siuke 4 meetrit mööda võib öelda. Mane leiab Maradona taaskord. Maradona teeb ilusta pette, saab mööda, Handanovic on väravas abis. Pall kasti, De Bruyne pea peale, De Bruyne lööb selle palli väravast nüüd mööda. tuleb liike sööt ja Lucas Moura on see vastas. ja Lucas Moura, minu viga, tahtsin proovida ilusat asja ja selle ei tulnud välja. Esimene poolaeg lõppes 47. minutil ja seisuks on 2-0 Roberto Firmino mõlemad väravad.
ja mäng sai juba läbi, ta pani rage quit'i, kohtume juba järgmises mängus. Teise mängu vastane on meile leitud, ta mängib tiimiga siis väravas Ter Stegen, paremkaitse Carlos Alberto, keskkaitsed on siis Timofey Van Dijk, Tots, Opara ja Timofey Romine, Ramos vasaku kaitses mängib Hazard, keskväljal on Michael Ballack, McKenzie ja Zidaniga, ründeliin on Andres Mertens ja Kun Agüero. Lähme vaatame, kuidas seekord mäng läheb. Ai, Firmino on sulusõidus natukene siin. Ilus katse muidu. McKennie. Oi, väga ilusti sai hakkama. Ma ei tea, mida tegi minu Hierro või Van Bissaka selles olukorras, et ta ei lükanud Zidani ära, kui oli võimalus. Carlos Alberto on liikumas siin paremal ääre peal. Agüero lööb tegelikult palli värava raamist isegi mööda ja Aaron Van Bissaka suunab selle palli oma väravasse. Neymar on nüüd siin Partsi vastu, Partsi järgi ei jõua, Neymar paneb palli taha Kun Agüerole. Agüero läheb värava ette, lööb selle palli ära. Ta oskab väga hästi mängida, tal on väga hea tiim ja ta mängib full äärte pealt ja mu kaitseliin ei jõua järgi sinna ääre peale. Ja sellega ma arvan, lõpeb meie hoog ära. Ta on väga hea mängija, ma pole muud öelda. Väga midagi ei looda ja kohtume siis juba järgmisena La Liga Challenge'is. Esimene back. on Harry Wilson Kums. Midagi erilist ei tundnud siin. Pakk number 2. Seekord on taaskord non-rare. 100 meetri transferlisti. Jätke like, kui teile meeldib siuke kontekstist video. Et siis tähendab, kas te on veel neid siukseid. Ja kindlasti FIFA 21 alguses soovitan neil olla siin kanalil, kuna teen ühe suure ja korraliku back opening'u. Aga kohtume juba järgmises videos.